Täna toimus Ukrainas 2 Eestile ja Ukrainale ühiselt olulist üritust. Avati 3. perekodu, mille Eesti Žõtomõri linn ehitas ning samuti said kokku Eesti esileedi Sirje Karis ning Ukraina esileedi Olena Zelenska. Nad kohtusid kõigi perede ja lastega, kes läbi projekti kodu saanud on. Mul on hea meel, et Eestil on ka üks võib-olla väike osa selles, et Ukrainal oleks parem tulevik ja nendest lastest kasvaksid toredad, targad, haritud inimesed ja kui kõik riigid niimoodi aitavad oma võimaluste kohaselt, siis ma usun, et ilus tulevik on varsti käes. Karise ja Zelenska avatud perekodus hakkab elama 11-liikmeline Ukraina hoolduspere. Volodõmõr Ivanovi ja Olha Listunova peres kasvab 7 kasulast ja 2 bioloogilist last. Sõja puhkedes otsisid nad mõnda aega peavarju Eestist, kui kolisid hiljem tagasi Ukrainasse. Kuna nende kodulinn Suumõ oli pideva rünnaku all, kolisid nad elama Žõtomõri, kus siiani väga kitsastes tingimustes hakkama pidid saama. Наче тут дома, знаєте, такий тут спокій. Такий спокій. І ви говорили про перше враження. Особисто у мене в перший день, коли ми тут залишилися ночувати, то нарешті з'явилося ото відчуття стабільності. Відчуття стабільності, ти можеш ставляти якісь хоча б короткочасні плани. І вони будуть збуватися, бо ти можеш їх, так чи інакше, є там певні події, які від нас не залежать, але все-таки ми можемо хоча б освіта дітей, все-таки якихось дітей перевели вже в навчальні заклади, тут якісь 1 вересня підуть. Це дуже важливо, це все-таки для дітей дуже великий шанс. Tänaseks on pere oma uude 212 ruutmeetrisesse koju end sisse seadnud. Kuna pereisal ning osadel lastel on ka füüsiline puue, on maja ehitatud nii, et see oleks mugav ka liikumisraskustega pereliikmete jaoks. Loetud kuud peale täiemahulise sõja ja agressiooni algust Eesti oli üks esimese riike, kes ühines president Zelenski algatusega, keskendudes siis konkreetsele oblastile ja suunates enda arengukoostöö ja ülesehituse vahendeid, ka humanitaarabi ühele kindlale regioonile. Eesti valis Žõtomõri oblasti, sest varasemalt olid seal Eestil juba tekkinud head kontaktid kohaliku omavalitsusega ning samuti on tegu Eestile jõukohase projektiga. Žõtomõr muide on geograafiliselt sama suur kui Eesti ning rahvaarvult isegi veidi suurem. Kokku on Eesti ehitanud Žõtomõri linna 3 sarnast perekodu, investeerides kokku 2,3 miljonit eurot.